proovite oma maja fassaadi renoveerida, vahetada aknaid, teha väiksemaid muudad maja plaanilahenduses, siis saate arhitektilt hinnapakkumise ja siis tekib tõesti küsimus, et miks on projekteerimine nii kallis. Siin on üks tüüpiline näide, üks eramu, mis vajab soojustamist ja kui me nüüd vaatame seda eramut lähemalt, siis vasakut kätt näeme, et siin on üks aed, on üks abihoone siia ehitatud ja tegelikult selle olemasoleva hoone ja abihoone vaheline kaugus, ma ütleks umbes 4 meetrit, 4,5 meetrit, aga kui me räägime selle Päästeameti mõttes adekvaatsest tuleohutuskujast, see on 8 meetrit ja see on kohe probleem, millega me peame tegelema. Ja kohe siis, kui te hakkate projekteerima, rakenduvad teie eramule Päästeameti nõuded, erimeetmed, siis tulemüüri peate ehitama tõenäoliselt kinnistute vahele või peate enda majale ehitama tulekindlad aknad või peate puukuuri konstruktsiooni näiteks katma tulekindlate materjalidega. Ja rääkides siis veel Päästeameti kõrgendatud huvi, siis normid ja nõuded üldiselt muutuvad karmimaks, mitte ei lähe leebemaks, tuleb tegeleda hoonete omavolilise ehitaja puudulik tuleohutusega sellest tingituna ja iga laienduse juurdeehituse puhul tuleb arvestada tõesti seda, et Päästeamet võtab teie hoone tõenäoliselt eraldatud pilgu alla ja lahendused peavad olema selles korrektsed. Projekt ise võib ju öelda, et ei ole väga keeruline. Vaja on ära lahendada Päästeameti märkused, otsida need parimad lahendused. Menetluse aeg on samuti, mida suurem omavalitsus, seda pikem. Väiksemas omavalitsuses on tihti abi sellest, et näiteks omavalitsuse ametnikke tunnete. Igas projektis tuleb arvestada seda, et sisaldub hulk selliseid projekti juhtimisega ülesandeid, nagu see sama Päästeametiga konsulteerimine, kohaliku omavalitsusega konsulteerimine ja tegelikult ka teiega konsulteerimine, omavaheline läbirääkimine, parima lahenduse otsimine, et see on protsess ja võtab aega. Pakume asjaajamist kohalikus omavalitsusest, võtame enda kanda suhtluse ametkondadega, uurime välja nõuded, korraldame vajalikud tegevused, koostame ehitusprojektid ja vajadusel organiseerime eriosade projekteerimise, seda siis tavaliselt lisatasu eest. Tegeleme ka ehitusloa taotlemisega ja kindlustame, et sinu projekt saaks ehitusluba. Ehitusluba on alati meie täislahenduse pakkumises.